Albert, reedel on ootamas ees mäng liigaliidri Infonetiga. Koondise paus saab läbi, aga täna tegi trenni olukorras, kus sul oli kasutada vaid 9 meest, sest ülejäänud mehed olid koondistes laiali. Kui palju selline asi võib nüüd mõjutada liigaliidriga peetavat eeldatavalt ja rasket mängu? Ütleme niimoodi, et võtmekoht ei ole mitte see, et palju miski mõjutab, vaid see, et kuidas siis mingis olukorras toimida. Et kõik olukorrad on lahendatavad ja me teame, milline seis see on, et meeskond saab homme kokku, 2 päeva saame koos tööd teha. Nendel päevadel räägime läbi selle, mis on oluline. Töö on niikuinii meeskonnaga juba pikemaaline, et me ei pea midagi uut nendel enam viima, vaid saame lähtuvalt vastasest teatud nüansse üle korrata ja meeskond ühte häälde viia, nii et selles mõttes kindlasti saame olema laupäeval valmis ja valimisi vastavad vahendid selle jaoks, et antud olukorrast võtta parim maksimum välja. Infonet on samamoodi nagu Levadia muutunud meeskond ja Infonet on veel isegi totaalsemalt muutunud. Selles mõttes saab olema järjekordne selline huvitav mäng praktiliselt uue meeskonnaga. Nojah, ütleme, mingis osas neil on kindlasti väga olulised täiendused, nii et selle võrra on kindlasti see mäng neil täna teistsugune, aga teatud põhimõtted on ikkagi seal samad ja teame, millist mängu oodata. Infoneti tugev kaitse on endale lasknud väga vähe lüüa ja nulli peal ei ole küll liigas enam keegi, aga tõenäoliselt eriliselt ründavat mängu me kummaltki poolt reedel Lasnamäe kunstmurul näha ei saa. Ütleme, selles mõttes on isegi raske ennustada, et Infonet on alati tegelikult mänginud ka mängus, kus tahetakse olla palliga kiirrünnakud, kontrarünnakud, et sellist lahtist mängu isegi on nagu pakutud, aga jah, selle sees on suudetud kaitse nagu hoida kompaktne, et selles mõttes me oleme nagu mingil määral nagu sarnased oma kaitseliiniga, nii et aga loomulikult meil on olemas omad nüansid, võimalused, millega vastast üle mängida, millega kaitseliini üle mängida, nii et ma usun, meie ründajad saavad olema selleks mänguks vajalikult teravad. Aitäh! Albert, reedel raske mäng liigaliidri Infonetiga. Kuidas sina vaatad ründajana sellele mängule, arvestades seda, et Infoneti kaitse on väga tugevast kivist? Õige ründaja mõtleb selle peale, kuidas värav oli, et mina et loodan, et saan mängu ja suudan lüüa värava. Et Infoneti kaitse on olnud hea, aga midagi utoopilist seal ka ei ole, et mängime oma mängu ja ma loodan, et meil tekivad võimalust ka. Nii et eelmistest aastatest tekkinud muljet, et Infonet on meil ebamugav vastane, ei maksa sellesse aastasse kaasa tirida? Kui ma hästi mäletan, eelmine aasta me võitsime neid 3 korda. Seega ei saa öelda, et ta oli eelmine aasta ebamugav, aga see aasta on kindlasti tugevamad kui eelmine aasta ja praegu nad on liiga liidrid ja ütleme niimoodi, et meie jaoks on väljakutse nendega hakkama saada. Lähme lahingut tundma. Kindlasti. Aitäh!